ja teisena Petteri Schultz. Täna põhikoosseisus kahjuks Kristjan Kask vigastuse tõttu lõpuni mängida ei saa. Läheb siit väga kaval palli ja oli väga lähedal. Aga ei saanud siht seda raamidesse suunatud. Selle palli nüüd kätte ja väga hästi jätab ja Musoliitin on siin varu kiirusega minemas. Tal on lööki ka jalas, ja vajutabki ära ja Kalju läheb seda kohtumist. Korduses ka oskab sinna nurka neid asju ära vajutada ja lati põrkest just õigesse kohta. Tšikov leiab keskelt uuesti Ivanovi. Otsib sinna, Romi Siht on seal üksinda ja tundub, et ei ole suluseisu ka. Romi Siht 2-0 minutiga sisuliselt hetkel. Lihtsalt tulevad need kaks olukorda ja tõstab küll käe üles, aga tundub, et tema oli ka see mees, kes selle suluseisu tõenäoliselt ära kattis, eks Varriga vaadatakse need asjad üle ka. Ilmselt seda me hetke siin ootame, tundub, et muidugi Kaljumeestel ilmselt on jõudu nüüd natuke rohkem ka, tuleb sealt veel läbi ja kolmas oli väga lähedal. Ja Orlov ei lahenda seda. Liiga suure trammi all tegelikult ei olda. Tuleb siia taha posti uuesti ja Siht saab jälle selle palli sealt kätte ja tuleb siit Orlovilt üritus ka. Aga olemas seal Ott Nõmm. Ja tasapisi ketravad siin otsivad ühte auku. Nüüd on löögikoht, Musoliitin oskab, aga nüüd see üritus läheb ikkagi selgelt üle. Keskele ka, aga Musoliitin, kui on üks mees, kellel ei tohi sealt kesket väga palju ruumi anda, siis see on see sama mees, kes praegu löögile sai. Aastal, kui kandis paar aastat Levadia särki. Läheb siit veel üritus, aga see hetkel veel värava lahendusi. Apros on sisuliselt 10 mehega kõik seal kastis. Üks mees on ette jäänud ja siit nüüd oli keeruline olukord Nõmmel. Kas see pall endas nüüd niimoodi keerulise õhku lihtsalt? Selle kasti poole sild. Väga palju on täna pidanud siit ääre pealt tulema, seal on kastis veel mehi. Ja läheb ise löögile ja ei lähe palju mööda. Siit uuesti ka ja madal tugev löök, aga ikkagi siuke 1,5 meetrit väravavõrgust, aga löögimeest siit hetkel ei olnud. Tuleb pall uuesti kasti ja nüüd on Pärnu mehed kõrgel olemas. Orlov keskele vajutab ja tuleb seal väike puude Baptistal ka seal. Võib mind selles mõttes parandada, aga mulle tundub, et päris palju neid olukordi tekib selles, kui Vaprus tegelikult enda poole peal kaotab päris palju palle. Vähemalt kätte mängitakse. Nüüd ongi poolek lõppenud ka, ühtegi lisaminutit siin esimesel poolel ei tule. Seis Kaljule 2-0. Nii, Pajo paneb pallikasti, sealt on kollaseid särke küll, Limberg saab sealt löögile ka. Aga seal on Perk veel vastas. Võetakse korra see tempo maha ja närvilisus maha, nii. Matšuk siit, Orlov! Ja tuleb Kaljule kolmas ära. Kordus ka ja siuke puhas ründaja värav lihtsalt pöörab ja kohe võetab peale ka ja ega Nõmmel seal eriti midagi teha ei olnud. Mehi kõvasti sooja tegema ka, Viidas nüüd tuleb madal pall kasti, Pajo siit ja ei õnnestu see üldse. Ja põrkas natukene kehvasti sinna ette, ei saanud seda jõudu kuidagi viisi taha. Nii, nüüd on siit ruumi ka Aale tulemas, ääre peal Viidas tõmbab keskele, vajutab latti. Ja Vaprus nüüd on küll hingamise sisse saanud. Võtame siit ka.
täna ka neid kaarte, kui väga halvas koha pealt kaotatakse see pall, õnneks on mehed veel vastas, Musoliiti nüüd on ruumi siit vajutada ja Rikošit tuleb ka seal ja Pärnu, aga jääb Kõrre väga hästi seda palli, nüüd küsitakse kätt ka, siit seda ei tule, Musoliiti paneb kaugelt, aga välja jalgadesse. Uuesti kasti ka ja täitsa üksinda saab löögile, aga Limberg on joone peal valmis. Jääb teise ääre pealt omad mehed ülesse. Põder paneb sinna kasti piiri peale Virgo Vallik ja ebaõnnestub see löök täielikult ja otse Berkile sülle. Tuleb siit, nüüd on löögi koht, vajutab ka ja Miskuuli paneb sinna risti. Üks on nüüd olemas, 3 minutit on veel mängida. Korralik kuu siin Berkil ei olnud seal mitte midagi teha ja täiesti vabalt ka muidugi saab löögile seal. Annab täpsemini rista panna. Tammeduu paneb väga ebalevalt, pikendab nii, Sepik siit ja ei saa seda sisse. Nurgalöögi siit oleks saanud, aga Marti Pukk lõpetab selle.